Millised on teie kõige ehmatavamad kogemused loomakliinikust? Grete Kempel sai igatahes ühest väikeloomakliinikus käigust šoki. Pilt, mis avanes, ei olnud eriti ilus, sest astusin mina siis loomakliinikusse sisse oma väikse kassiga ja esimene asi, mida ma nägin, oli pilt, et opereeriti kassi parasjagu samas saalis, kui mina sisse astusin. Et ma olin täiesti kindel, et ma astusin valest uksest sisse, aga tuli välja, et nii see käibki neil. Et pärast seda, kui nad nägid, mis nägu ma tegin neile, ja siis nad tõmbasid mingi kardina või kerge ukse moodi asja poolenisti ette, mitte tervenisti. Ja siis samal ajal, kui käis operatsioon, 2 vanemad härrad tegid seda. Ühel neist ei olnud ei kitlit, ei kindaid ega suukaitset. Kindaid kantakse enda kaitseks ja kindaid ei pea kandma opi ajal. Käed peavad steriilsed olema. Ja ma ei tea eriti juhused, et meie kliinikus lõigatud loomadel oleks mingid probleeme olnud. Loomulikult siis tekib, kui loom käib nende haavade kallal ja nii edasi. Grete kass sai pojad. Ühel kassipojal aga läks äkitselt hingamine raskeks ja nii pidi Grete kiiresti tohtri juurde saama. Oma arst oli paraku kinni ja nii valis ta esimese kliiniku, mis sai vastu võtta. Aga seal sai ta üsna ehmatavaid kogemusi. Seesama arst, kes seal selle kassiga tegeles, jooksis selle telefoni juurde niimoodi, et tal olid käed täiesti verised, et ta ei pesnud neid vahepeal. Siis lõpuks ta need ära pesi, kui ta minu kassi juurde pöördus. Ütles siis kassipoja sülle, vaatas otsa, ütles, et tal on ninaturse, et tal on mingi nohune või allergiline reaktsioon. Pannud kassipojale sellise diagnoosi, tegi tohter süsti. Gretele anti aga kaasa tabletid. Neiu ei julenud tablette siiski anda, arvestades sellega, et alles kassiomaniku peale käimisel kuulas veterinaar ka kassipoja hingamist. Need tabletid, mis mulle kirjutati, ei sobi alla 4-kuulistele loomadele, kuna võivad tekitada mingeid maksakahjustusi või ma täpselt ei oska öelda, mis probleem selles oli. Et siis ma läksin samal päeval mõne tunni pärast oma kassiga sinna loomaarsti juurde ja esimene asi, mis tehti, oligi, et kuulati ja vaadati ja öeldi, et ninatuursest on asi nüüd siin täiesti kaugel, et näha on, et tal ei ole ju mitte midagi, et need tablette jumala eest ei tohi anda, et see süst, et okei, et see oli siis, las ta oli, aga rohkem seda kindlasti nagu ei soovita teha. Võib-olla ma noorem kolleeg võib-olla ajab ravimid lihtsalt segamini, et tegemist on antud ravimiga, mille juhend näitab, et tal vastunäidusi muid ei ole, kui ainult tundlikkus sefaliksiin ja teistel B-laktamaadil. On olemas analoogse toimeainega ravim, mida nüüd, kuna antud juhul oli hingamisteede infektsiooniga tegelemist. On analoogne ravim, mida kasutatakse naha- ja kuseteede infektsioonide puhul ja sellel on tõesti keelatud alla 9-nädalasel kasutada. Oma arsti juures selguski, et kassipoja häda oli ikkagi kopsus. Aga kogemus, mille Grete väikeloomakliinikust Fik sai, peletas mõtte sinna tagasi minna. Seal on odavam, kõvasti odavam võrreldes teiste kliinikutega, mis peaks kahtlust iseenesest äratama loomaarmastajates. Aga huvitaval kombel see kliinik veel eksisteerib, aga mina oma kassiga sinna enam tagasi ei lähe. Internetis kass.ee leheküljelt selgub aga, et Grete pole sugugi ainus, kes samas kliinikus midagi mõistetamatut näinud. Kirjutatakse, et tohter olla looma opereerinud sigaret suus. Minu jaoks jääb nagu arusaamatu, et kui inimene on 6 aastat akadeemilist kõrgharidust saanud ja kus on õpetatud nii hügieeni kui ka ravivõtteid ja kui nüüd siin nagu eksitakse selles osas, nii nagu ma eelnevalt olen kuulnud, et operatsiooni ajal suitsetatakse, siis see on täielikult lubamatu ja vastuvõetamatu. Ma olen küll suitsumees, aga tähendab, elu sees ei ole arstide haigla ruumides suitsetanud. Võib-olla kunagi, võib-olla 7-8 aastat tagasi, võib-olla aga praegusel ajal küll mitte ja ammugi nüüd uue tubakaseadusega seoses. Eestis ei ole ühtki seadust või määrust, mis seaks reeglid loomakliinikule. Nii et kui vastuvõtt, ootamine ja opereerimine käivad ühes ruumis, siis pole selles midagi seaduse vastast.
Kliinikul on 2 ust, mõlemad uksed tulevad väljast, õuest ja inimesed võisid käia siis õuest kliinikusse, kus toimus operatsioon, et väga ebahügieeniline minu meelest. Loomakliinik on sellisel juhul ju kliinik, kui tuleb 4-5 arsti tulevad kokku ja nad registreerivad selle loomakliiniku, aga tegelikult loomakliinikul kui endal mingisugust tegevusluba ei ole, vaid seal töötavad teatud ruumides töötavad grupp sõpru, kellel on siis loomaarsti tegevusluba või litsents ja ka üks tegutseb omaette, aga nad on lihtsalt ühes ruumis. Esimesel katsel reporteril loomatohtrit ennast kätte saada ei õnnestunud. Mida aga arst siis selliste süüdistuste peale kostab? Ma arvan, et siin on lihtsalt turusituatsioonid ja võib-olla inimestel jätku nii palju tööd, kui neil vaja on ja siis on aega rohkem intriige punuda. Toivo Nõvandi usub, et klientuur paneb kõik paika. Kui on tõesti kehvem teenindus, siis küllap kliendid ka uue tohtri leiavad. Kui aga tohtriherral tööd jätkub, siis lasku käia. Loomatohtrid on ikka aeg-ajalt tähelepanu alla sattunud. Jõgeva mees Villem Robi jäi koera purjuspäi opereerimise eest oma litsentsist ilma. Teate, see kommentaar on juba läinud nii pikale välja ja see ei vii mitte kuskile. Teie on umbes nii nagu eesnäärme nahk on teil omal. Võtke oma tillpüksist välja ja tõmmake sealt pealt. Panen loomaarsti järgi loomaarsti keeles. Muuseas, selle sama purjuspäi lõigatud koera õmbles kokku just Tarmo Tähnas.